Saal oli nii suur ja see tundus väga hirmus. Kas sa esimest korda nii suures saalis esinesid? Ja Kas natukene narveerid ka? natuke sai aga noh. Aga pigem sa juba ootad, et sa saaks esineda? Ja. Laululinn, kas ligidal või kaugel, üllast headust inimhinge koob. Elagem ja omi laule laulgem, laululinnu haldjatega koos. Ära puutu. Mis tunne sul on? Kas sa teisi lapsi ka kuulsid, kuidas nad laulsid? Jaa, väga hästi laulsid teised ja mul on väga hea tunne, et ma sain esimese koha. Nagu hõljud ringi. On selline tunne või? No põhimõtteliselt jah. Alustasime Laagrikooli sisevõistlusest, sealt saime edasi Saue vallavõistlusele, sealt saime edasi siis siia ja vahepeal käisime ka Haiba rahvamajas esinemas ka veel. Nii et pikk tee sama lauluga. Igal juhul mul on hea meel ja ma soovin sulle ilusat laulukarjääri. Aitäh! Siis üle-eelmisel aastal esitasin siis 1. novembriks Harjumaa laste lauluvõistluse peale projekti ja Holl rahuldas selle ja ütles, et Aruküla võib seda teha. Ja minu motto on alati olnud see, et ühte maakondlikku sündmust võiks teha üks kas MTÜ või Rahvamaja kaks korda järjest. Et esimesel aastal tuletab meelde või teeb üldse esimest korda ja teisel aastal on tal võimalus kõiki oma vigu kas parandada või siis teha paremini või et anda siis sellele sündmusele nagu veel rohkem mingit vunki juurde. Ja otsustasin, et kui mul veel veab ja ma saan selle projekti esitatud ja kui Holl selle rahuldab, siis mul on võimalus siis teha ka teist aastat järjest. Sa tundsid, et rahvas on sinuga kaasas, et sa pakud neile rõõmu oma lauluga? Mul oli see mõte, et isegi oli hea nagu natuke viimane olla, kuigi võttis kaua aega ootamist. Aga muidu mulle tegelikult meeldis laval, aga mul on natukene hirmus lava peal, aga see ei paista välja tegelikult. Algab retk muusikas, mis kaasa mind viib. See on kindel hoogus suundiga, salm on peas. Sinu naru ehtsad suurt näen ma teiste seas. Kes küll ütleks, kuidas kõik algab, lõppeb, läheb, haaran kinni sinu käest. Saab hallist luige lapsest valge võimas lind. Peas luige mõtted, sest tal luige hing. Piiaoja on sees. Kogu lüps. Kuidas siin see tase on? Nii väga palju lapsi on. Siin on tõesti sel aastal vist poole rohkem kui eelmine aasta. Et ma ei tea, ma isegi ei tea praegu, millest see tuleb niimoodi. Aga väga raske on otsustada, ma kujutan ette seda žürii tööd, sest tublisid lapsi on palju. Ja kuidas siis seda hinnata? Üks on natukene ühes asjas tugev, teine teises asjas. Ja... Kas teie lapsed on juba ära esinenud ja kuidas te loodate kuidas te näete nende taset? No see, kes möödunud aasta hästi esines, see esines ka tänavu hästi. Nüüd, aga nagu ma ütlesin, et lapsi on palju ja žürii otsustab seda. Aga minu meelest läks selle väga hästi. Ma arvan, et ikkagi kõikidel lastel on see natuke see tahan saada parimaks. No ma ütlen, et need lapsed, kõik, kes laval on, nad tahavad ikkagi saada lauljaks ja parimateks lauljateks. Puhtalt ja ilusa häälega, no need olid peaaegu kõik. Aga mis hakkas, et kui sul on nagu väga palju väga häid, mis siis hakkavad mängima? Siis hakkavad mängima, hakkab see X-faktor mängima. Et kas puudutab või ei puuduta nii palju, ma arvan see. Ja siis muidugi mingi asi, mis eristab. Aga ma arvan ikkagi see läheb südamesse minemise küsimus, et kui sul on ikkagi 30 absoluutselt ülipuhtalt laulvat last, siis see, kes puudutab, see saab kõrgema hinde. Vahel me ei taipa, kui oluline on puu meie sees.
ja kui armas ja oluline on see, et kõlaksime kokku võimsalt ja kaua. Meis kõigis suures ja väikeses üks puu on südames. Mulle meeldib see ülevaade, et kes on need hetke tegijad nagu ja et kust kandist tuleb, ma ei tea, mingisuguseid ägedamaid lauljaid ja mis õpetajad just hetkel on kuidagi rohkem, ma ei oska öelda, parimas vormis või kuidagi, et mulle meeldib jah, omada ülevaadet. Mulle nagu viimastel aastatel on ka väga palju pakutud nagu tööd žüriides ja ka rahvusvahelistes. Ja mis toimub sel ajal, kui sa kuulad lauljat, ma kontrollin ennast läbi selle, mida ma kuulen lavalt ja mida ma näen, kuidas on pedagoogiliselt seda asja nagu, nagu sooritatud ja ohjatud. Et sa nagu mõtled oma probleemid nagu ümber või et kontrollid neid tõdesid, millest sa kinni hoiad. Et kui sa näed, kui lahe järelkasv on, see annab uued tiivad. Ma arvan, et see on väga suur asi ja siis tekib tohutu tänutunne nende inimeste suhtes, kes seda nagu teevad ja kes viitsivad, kes võtavad seal vaba aja ja ka need vanemad. Sest ma ise lapsevanemana tean, mida tähendab, et sa käid oma lapsega mingi 8 ringis on ju, et sa viid ühest kohast ja teise ja sa tõesti teed ja sa käid seda ka kaasas ja et niimoodi need inimesed nagu kujunevad ja kasvavad, et see ei ole lihtsalt niisama, see on töö ja tegelikult see, et me siia žüriisse nagu ka tuleme ja selle aja võtame, see on ka meie, ütleme, nagu tänu või austusavaldus nende inimeste suhtes, kes seda teevad. Kui on väga palju oled nagu vaadanud lauljad, siis tegelikult ega see alati ei pruugigi olla täis tõde, et mõnikord tasub lihtsalt nagu kuulata seda heli, et siis ta jõuab jälle puhtana su kõrva, et see pilt mõnikord hägustab seda. Et 2 resonaatorit on töös, eks, aga kui sa paned 1 resonaatori lukku ja ühe nagu kõrgendatult avad, siis sa tegelikult kuuled hoopis objektiivsemalt seda. Esimest korda Tartust tulin lastelast vaadata. Aga kui vanalt sa juba laulma hakkasid? Kas sa tead, oskad öelda, kui kaua sa laulad juba? Väiksest alastes. Meeldib sulle laulda? Aga kui sa oled seal lava peal, kas sul on natuke hirmus ka? Ei ole. Kui sa hakkad hindama, siis mingi kriteeriumid ju peas on, sa oled olnud õpetaja nii. Ja siis sa nende kriteeriumite põhjal saad omale märksõnu teha. Ja tegelikult, kui sa oled pannud mingisuguse märksõna kokku ja vahel aitab ka see, kui sa kirjutad selle juurde 1 harvike lilla kliit on ju, siis kui sa paned need 5 märksõna kokku, siis see tuleb see laps. Ja, aga see nüüd ütleme niimoodi, et me oleme tõesti kõik aastaid käinud. See tuleb aastatega. Ja esikoht on Els-Marie Meius. Mis sa arvad, miks sinu laul läks südamesse teistele? No, ma ei tea, kuna see luikedest ja paljud inimesed ütleme, mul on mingi võimas hääl ja niimoodi ja väga ilus hääl ja niimoodi. Aga kas närv tuli sisse natuke? Jaa, see on väga suur lava ja see on nagu esimene siuke lava, mille ma olen esinud ja nagu... Aga nüüd sa tunned, et järgmine kord sa oleksid juba julgem? Jaa. Kuidas sulle meeldis see laul, mis sai esikoha ja üldse teised esinejad? Mulle meeldis väga luige laul, et mul tegelikult väga on rõõmus meel, et ta sai esimene koha, et väga meeldis see luige laul. Ma pean ütlema, et õpetajad on väga suure töö ära teinud lastele laulude valikul. Mul on nii hea meel, et hästi palju on hästi heade autorite laule. Tõesti, Airi Liiva ja Riine Pajusaar ja tõesti, ja need laulud on muidugi imeilusad ju, eks. Et ma pean ütlema, et õpetajad on meie nüüd nende laste laulude valikul ikkagi väga tublid olnud. Tõesti, mulle väga meeldivad. Kuidas saab üks noor laulja nii kõnetada, et täiesti hakkad lagunema. Ja täna nurk läks märjaks. Mul läks juba sellepärast silmanurk märjaks, et Jaanika nuttis. Jaanika nuttis lahti.